Nii, meil on siis viimane paneel. Meil on Riigikogu liikmed Riina Sikkut ja Irja Lutsar. Meil on Tehnikaülikooli juhtimise professor Mari-Klaara Stein ja Nortali tegevjuht Ats Albre, kes meil tegi ettekande. Ja meil on siis ka viimane väike video hakatuseks. Proovime käima panna. Kui uurida tehisintellekti arenemise ajalugu, siis näeme, et esialgu teenis see sõjapidamist ja luuretegevust. Praegu kuuleme iga päev, kuidas kui me kohe täna või juba eile ei võta igas valdkonnas kasutusele tehisintellekti, jääme millestki maha, millestki ilma. Tervishoid, haridus, õigusemõistmine, sotsiaaltöö. Tehisintellekt koos massandmete kogumise ja analüüsiga võibki esmapilgul pakkuda odavamat, tõhusamat ja kiiremat riiki. Enamasti on see mulje aga petlik ning ainuüksi seepärast, et me oskame tehisintellekti kasutada. See on meile täna rahaliselt kättesaadav. See on justkui uuendusmeelsuse etalon. Ei tähenda, et alati igas valdkonnas peab või isegi tohib. Riiki arendada me võime, aga igaühe põhiõigusi kaitsma me peame. Riigivõim peab tagama, et tehisintellekti kasutamine läbiks alati eelnevalt põhiseaduslikkuse analüüsi. Lisaks põhiseadusele ja inimõiguste kaitse konventsioonidele tuleb arvesse võtta ka tehisintellekti puudutavaid erinorme. Euroopa Liidu tehisintellekti määrust, Euroopa Nõukogu tehisintellekti raamkonventsiooni. Tehisintellekti kasutades peame kaitsma eraelu, inimeste isikuandmeid. Uuendusmeelsust ja ettevõtlust väärtustavast targas andmeühiskonnas elamine ei pea tähendama seda, et elame jälgimisühiskonnas. Põhiõiguste kaitse vaatest ei tähenda rohkem andmeid tingimata paremat elu. Põhiõiguste vaatest ei tohi koguda andmeid igaks juhuks. See, et riik kasutab tehisintellekti, peab olema igal inimesele teada. Ilma läbipaistvuseta pole usaldust, ilma usalduseta ei laeku maksud, pole kaitsetahet, hoolimist ega raskel ajal kokkuhoidmist. Tehisintellekti kahju inimeste, eelkõige laste ja noorte vaimsele tervisele on maailmas juba karmilt kogetud tagajärg. Tehisintellekti mõju keskkonnale, puhtale joogiveele, õhule on suurem, kui mõnikord tahetakse tunnistada. Tehisintellekti ja innovatsioon laiemalt ei tohi tõugata meid eemale sellest, milles oleme Eestis ammu kokku leppinud. Põhiõiguste kaitse on meie põhiseaduse ja seega ühiskonna ja riigi vastutus ja süda. Niisiis, kuidas olla innovaatiline nii, et inimeste põhiõigused oleks alati ja esmajoones kaitstud? See oli minu hinnangul väga julge ja jõhker video. Et ma täitsa aplodeerin sellisele julgusele öelda, et see kõik on põhimõtteliselt halb. Ja no ma saan aru, aga see natuke nii kõlas, et see on interpretatsiooni küsimus. Et mis te selle kohta ütlete? Kes tahaks esimesena sõna võtta? No, mina ei ole absoluutselt õudusfilmide fänn, ei loe, ei vaata, kõik sellised, ega täna on päris õudne olnud üleüldse. Et ükskõik, kas me alustasime nende tapjarobotitega, nüüd jõuame siin, et kuidas põhiõiguseid mitte piirata, aga ikka innovaatilisust säilitada. Aga selliseid küsimusi me peame arutama. Ja vaatamata sellele, et arutelu all olevad teemad on sügavalt tehnoloogilised, mida mina läbi ei mõista, või paljud saalis viibijad ei mõista, ma arvan, et me järjest rohkem peaks ikkagi arutama inimeseks olemise üle. Sest Margit Sutrop väga ilusti näitas optimismi tapjadroonide suhtes, mitte sellepärast, et ta arvaks, et efektiivne tapmine on vajalik, vaid sellepärast, et nad võivad tulla, sest inimesele ei meeldi ebamugavad olukorrad. Ta ei taha selliseid valusaid otsuseid, see põhjustab temale stressi,
Ja ma arvan, et mitmes teises valdkonnas ka me võime minna tehisintellekti või mingisugust automatiseeritud lahenduste peale, sest meie enda puhul see otsuse tegemine ja selle selgitamine, põhjendamine võib olla pingutust nõudev, keeruline, konflikti põhjustav. Ja kui me tahame seda olukorda vältida, siis ütleme, et aga masin otsustas. Ja tegelikult me seda olukorda ei taha. Et kui inimene, ma ei tea, juhib, otsustab, vastutab, see on ju see, mida me tahaksime hoida. Aga selleks, et seda hoida, me peame aru saama, et mis on see, mida inimene tahab vältida. Ja et siis mugavusest ei tehtaks selliseid otsuseid, et mis riivavad põhiõigusi, sest suur osa siin arutelust, et mida kaitsevaldkonnas võib teha või mida riik võib teha, seda võib teha ju ka töökeskkonnas. Et hakkame minuti põhjal tasustama, kaamera jälgib, mitu liigutust sa teed, mitu efektiivset tööminutit sul on, me tegelikult ei taha ju seda. Vaatamata sellele, et see tehnoloogiliselt on võimalik. Ja ma lähen edasi, et ma mõtlesin selle väikese video ajal, et kas tehisintellekt on ikkagi elus või ta on elutu. No ma toon hea näite viirustest, et viiruste kohta ma ei oska öelda, kas nad on elus või elutud. Et iseseisvaks eluks nad võimelised ei ole, aga palju halba on võimelised tegema. Et mulle tundub, et me peame siin võtma ka ilmselt selle seisukoha, mis me viirustega võtame, et me peame oskama tehisintellektiga koos elada. Et tehisintellekt kindlasti siit maailmast ära ei lähe ja tema lõhkumine ka ilmselt ajalugu on meile näidanud, et masinate lõhkumine kaasa ei aita. Ja me peamegi mõtlema, et kus selle tehisintellekti koht on. Et siin eelkõneleja ütles, et võetakse ma ei taha nimetada, et madalamat tööd, eks ole, või madalamat valgekraed oli võib-olla ilusam sõna. Ja ma mõtlesin, et meditsiinis, et mille see tehisintellekt ära võtab. Et vaevalt, et ta need kõige madalamad tööd. Ütleme, see hooldaja, kes istub haige voodi peal, räägib, lohutab teda. Ma ei näe, et tema töökoht praegu ära kaob. Aga ära võivad kaduda küll niisugused töökohad, mis vajavad väga niisugust suurte andmete töötlemist. Näiteks võib-olla väiksed laborid kaovad ära, sest suures laboris saab ka vaadata ja hinnangut anda. Aga inimene peab kahtlemata jääma, sest masinate ja sealhulgas tehisintellekti pluss ja miinus on see, et ta on väga täpne või väga kitsalt asju hinda. Igasuguse normist minimaalse kõrvalekalde ta juba ütleb, et see on normist kõrvalekalle. Ja nüüd on vaja kedagi, kes ütleb, et aga see võib ka veel olla norm, sest see jääb vea piiridesse. Ja vaat sinna on neid arsti elukutset küll kuidagi ei näe, et ära kaob, et minu meelest siin oli keegi küsis, et mida õppima ei minna, et siis arstiks tasub kindlasti õppima minna, sest selle elukutse ära kadumist ma ei näe, aga võib-olla jah, mingid laboritehnikud ja niisugused asjad võivad tõesti ära kaduda. Et mina võtaks teda küll nagu head kaaslast, kellega me koos peame edasi minema, mitte seda, et me peaks nüüd tema vastu võitlema või teda kartma. Kui ma võin, üks suur teema meil eelmine nädal ka ühel konverentsil ja mis selle tehisintellektiga kui geopoliitikaga korraga on see, et see ärevus ühiskonnas, väga paljudes ühiskondades on väga suur. Ja ka rääkis neile kolleegiga, kes on tehnoloogiasektoris olnud 20 aastat, ei tea, mis saab. Aga siis on küsimus, et okei, see ärevus võib olla konstruktiivne või destruktiivne, et kas sa jääd paigale või sa hakkad vaikselt samm-sammalt katsetama, kus meil siis on sellest kasu, kus ei ole kasu. Ja ma arvan, et tehisintellektiga me oleme ka mingil määral seal, et ega keegi lõpuni ette ei tea, mis töökohti ta siis nii-öelda asendab. Ja ka ma enne, et mu eelnev väide jääks võib-olla liiga valesti kõlamas, ma usun, et see ootus töökohtadele nii-öelda valgekraedel, et nad oleks veel kompetentsevad. Ma arvan, et see on see, kus see läheb. Ma arvan, et insenere on tegelikult vaja lõpuks rohkem, nad peavad olema veel võimekamad ja nad saavadki olla võimekamad, sest need tööriistad ja nende õppimiskiirus tänu nendele tööriistadele nii palju suurem. Tervishoidu ma hea meelega ka puudutaks. Mul on au olla Eesti selles e-tervise nõukogus juba mõnda aega ja lisaks sellele ma olen kahtlemata ka hobikorras tehisaru katsetaja iseenda ja oma laste ravimisel.
mis võib olla teoreetiliselt selline problemaatiline asi, aga no ma tean, mis riskidega ma aktsepteerin. Aga noh, minu enda kogemus oli, ma olen jätnud arsti aegu ära, sest ma olen saanud abi. See ei tähenda, et ma tean, et ma ei saa usaldada see lõpuni, ma tean seda, see on minu vastutus. Aga ma olen tühistanud arstivisiite, sest ma olen saanud lahendatud olukorrad nii endal kui oma lastel juba korduvalt. Ehk siis see selline potentsiaalne võit on olemas, seal on hulk riske, aga see eeldab sellist teadlikku pidevat katsetamist, edasiliikumist, proovimist, kus on võimalik, kus tulevad piirid ette, et saada aru, kui palju, mil määral saab usaldada, mille jaoks ja kus tegelikult mitte. Aga see eeldab ka pidevat sellist ühiskondlikku digi-tehisaru kirjaostlikkuse tõusu, et sa ise oleksid lõpuks ja oskaksid olla ise vastutav, mitte eeldama, et nüüd see tööriist siin on 100% korrektne ja kõik lahendab sinu eest ära. Aga ma korra ütlen vahepeal veel, ma tuleksime siia minu naabri juurde, et mis on sinu kommentaarid kogu sellele asjale? Ja, mul oli 3 mõtet. Esiteks, kuidas me saame olla innovaatilised ja kaitsta põhiõigusi. Ma arvan, et kogu tänane arutelu, see, et me oleme situatsioonis, kus meil on ääretu privileeg rääkida väärtustest ja põhiõigustest ja nii edasi, näitab seda, et me selgelt ei ole selles situatsioonis, kus me võitleme oma ellujäämise eest. Ja see ongi vastus. Ehk siis me praegu veel saame olla innovaatilised samal ajal, kui me kaitseme oma väärtusi, väärtuste pluralismi, inimeste põhiõigusi. Sest et siis, kui me oleme tapjarobotite ajastus, kus me võitleme oma ellujäämise eest, kui on sõda ja nii edasi, siis me enam ei tee seda. Ja siis me ausalt öeldes meid enam ei huvita ka see, sest et ainuke, mis meid siis huvitab, on ellujäämine. On üks vastus. Teiseks, mulle tundub, et võiks liikuda veel edasi. Tarmo Jüristo väga ilusti rääkis AI tööriist, AI tehnoloogia. Minu arust me võiks rääkida rohkem AI-st kui sotsiotehnoloogilisest võimekusest. Ehk siis kogu see, et sul on AI tehnoloogia, on umbes sama nagu see, et sul on kasutamata andmed, nagu ütles professor Vilo. Ehk siis kogu see sotsiaalne ümbrus ja geopoliitiline edasi, et AI iseenesest ei anna meile mitte midagi. Meil on vaja sinna ümber seda nii-öelda ökosüsteemi. Ja kolmas on täpselt sama kogemus, ehk siis üks ChatGPT peamisi kasutamisviisi tänaseks ei ole mitte ainult eneseharimine, vaid on teraapia, on emotsionaalne tugi. Ehk siis meil ei ole vaja mitte ainult tapjaroboteid, vaid meil on vaja tervendajaroboteid. Ja ma ei tea, kas keegi märkas, kui ChatGPT 4 võeti kasutuses maha ja asendati ChatGPT 5-ga, siis pool internetist ütles, ei, mis te teete? Kuhu te panite minu sõbraliku, toreda, emotsionaalselt abivalmis nagu sõbra? Ja asendasite selle objektiivse kurja tehnokraadiga, mille peale OpenAI ütles, okei, me paneme teile selle 4 tagasi, mis on emotsionaalselt sõbralik ja soe ja nii edasi. Ehk siis inimeste jaoks on see emotsionaalsus väga problemaatiline ja sellepärast meil ongi vaja seda, et meil ei ole mingid suvaliste tehnohiidude ehitatud tehisintellekti kompanjonid, mis ühte utsitavad enesetaput sooritama ja teisele on emotsionaalseks toeks, aga meil on vaja enda oma eetiliselt arendatud tervishoiu diagentide armeed, kes aitavad meil kogu meie tervishoiukriisi lahendada. Kas ma võin siia Mina kaas pärast. Aga ma vahepeal võtaks lisa korraks. Ärme vanemaid ja vanavanemaid AI-ga siiski ära asenda, et väga palju inimeste vaheline suhtlus peab ikkagi nagu jääma. Võib-olla see on väga vanamoodne mõte. Ei, nõus. Aga lausa seda AI-ga asendada on. Me läheme siin väga nagu isiklikuks, ma mõtlen mitte nagu personaalselt, vaid et kuidas see inimeste enda tunne ja värk on. Aga ma kasutaks võimalust, et minu interpretatsioon sellest videost kui hästi negatiivne AI suhtes selgelt õiguskantsler, kes on siin, ei olnud selle interpretatsiooniga üldse rahul. Kas sa oskaksid nagu vastu vaielda, tehes seda küsimuse vormis? Esiteks doktor Liiri Oja on laialdase ka välismaise teaduskogemusega
hea kaastööline meie ametkonnas ja on vastutav just nimelt tehisintellekti eest ja kindlasti pooldab innovaatiliste lahenduste rakendamist ja tema ülesanne vastavalt Eesti põhiseadusele ja minu antud tööülesannetele ongi seista selle eest, et põhiõigusi ja meie väärtussüsteemi kaitstakse ka siis, kui võetakse näiteks erinevate inimeste andmete massina töötlemisel terviseandmed koos haridus, Maksu- ja Tolliameti andmed, liikumisandmed, kaameratest näo biomeetria koos politsei andmetega ja Maksu- ja Tolliameti andmed ja pangasaladus ja kõik muu. Et kui sinna peale pannakse tehisintellekt, et siis see oleks hästi läbikaalutud Riigikogu otsus, mis on läbinud ka põhiseaduslikkuse järelevalve. Seda ei tohi teha lihtsalt uudishimust ja üleüldse ei tohi luua selliseid süsteeme, mille võib kuri käsi üle võtta ja kogu meie rahva hävitada. Ja mulle väga meeldis ka see mõttearendus ja siit oleks tulnud kohe hea küsimus Mari-Klaara teile, et kui me hülgame need eetilised põhimõtted, põhiõigusi kaitsva süsteemi, mis tegelikult kaitseb seda inimlikkust, inimväärikust, et põhiseadus pole ju asi iseeneses ja mingi juristide nokitsemine normide kallal, vaid see on elu. Et see süsteem peab kaitsma meie inimeseks olemist. Et vaat mina ei saa kuidagi nõus olla ja koroona ajal ma sellega sain ka kõvasti tuld ja tõrva, koos Irjaga mõlemad saime, kui katsusime selgitada, et looduse vastu ei saa, viirused on ja jäävad. Ja mina omalt poolt, et ka raskes olukorras, kui on ellujäämisvõitlus, just siis tuleb täpselt täita põhiseaduse norme, kaitsta põhiõigusi. Mis siis, et inimestele tundub, et pistke omale see põhiseadus kinga sisse, saate pikem paista, et meie päästame siin elusid. Mõte siis üleüldse edasi on pusida ja võidelda, kui me selle süsteemi, mis meie inimeseks olemist ja meie vabadust ja sellega kaasnevat vastutust enam ei kaitse. Jah, ma võib-olla ka väljendasin ennast väga reljeefselt, aga see lihtsalt tuli aruteluks koridorides pärast tänaseid keskustelusid, et oli ka üks väga hea küsimus, et kas me peaks oma vabadust jõuga kaitsema. Ja siis minul tekib sellel puht filosoofiline küsimus, et kui sa oma vabadust jõuga kaitsed, siis see ei ole enam vabadus. Mulle tundub, et see, mida mina mõtlen ellujäämise all, ei ole nagu koroona tasemel, et meil on pandeemia ja nii edasi, vaid ma ei tea, kui me räägime näiteks sellest, ma ei tea, kui poliitiliseks tohib minna, aga kui sa oled praegu palestiinlane Gaza sektoris, kas sa mõtled selle peale? Selles mõttes puht filosoofiliselt jah, ja väga tore oleks, kui keegi kaitseks nende põhiõigusi, aga sellele inimesele seal, kellel ei ole süüa ja talle kukuvad pommid pähe. Temale on ju kõige olulisem see, et talle ei kukuks pommid pähe ja tal oleks süüa. Aga see on nagu, ma arvan, et see ei ole nii oluline argument meie üldises. Aga mul on justkui tunne, et siin nagu päriselt süvavastuolu ei ole, et see on natuke rohkem see kontekst, mis kohas nagu teema on. Aga ma tegelikult hea meelega nagu näeks, kui me tüüriks natuke sinna majanduse ja hariduse suunas, sest praegu me oleme väga läinud sellist inimeseks olemise väärtuste filosoofia juurde, mis on huvitav, eks ju, aga no ikkagi. Et mul on üks nagu intrigeeriv küsimus tekkis, kui ma kuulasin mitut ettekannet, Atsi oma ja teisi ka, et näide, et kindlasti üks eriala, mida lähitulevikus mitte mingil viisil ei suudeta automatiseerida, on ehitaja. See on erakordselt raske. No me ei suuda isegi kvaliteetsed isesõitvaid autosid teha, eks pikka aega pole suutnud, kunagi suudame, aga ehitamine on hüsteeriliselt keeruline asi. Sinna poolegi ei ole. Ja nüüd, kuna seda me ei suuda nähtavas tulevikus automatiseerida, siis sellel ja teistel taoliste erialade kohta tekib küsimus, et kas ettevõtjana oleks nagu mõtet tegeleda sellise asjaga, mida ei saa automatiseerida, sest tehisintellekt ei saa seda nagu üle võtta. Või vastupidi, see on nagu kehv eriala. Seda ei saa nagu võimendada, väärtustada, eks ole. Kuidas sa nagu mõtleksid selles suunas? Ma ei ole tõesti kindel. Puhtalt näiteks ehitusest rääkides, siis täna väga suur osa sellest kapitalist, mida investeeritakse, läheb üha enam ka erinevate robotite loomiseks, mille võimekused võivad olla väga erinevad. Kas ma usun, et lühiajaliselt ehituses midagi muutub? Ei usu. Aga selgelt investeeringud liiguvad selles suunas, et erinevaid inimeste tehtavaid rolle oleks võimalik tulevikus teha ka masina poolt. See kõik kindlasti lühiajaliselt ei ole tehtav, osa sellest võib-olla jääb ulmeks, aga
aga mingi märkimisväärne hulk investeeringuid sellel suunal liigub, nii et mingi usk sellesse on Ma olemas. sellest saan aru, aga ma mõtlen teist asja. Ja ma sain aru, et nüüd siis, et kas soovitus oleks minu enda usk on see, et tehnoloogia ja insenerteadmised pikas perspektiivis on igal erialal kasulikud, sest üha rohkem, kas need robotid on siis 10, 20 või 40 aasta pärast näiteks ehitussektoris rohkem kasutusel, siis eks nad samm-sammult ikka tulevad. Mingid robotid juba täna on, võib-olla nad ei tee neid töid, mida me mõtleme, kui me mõtleme ehitussektori peale, aga selline üldine ühiskondlik pidev samm-sammuline automatiseerimine, milleks on vaja insenere erinevat laadi, ma arvan, et neid on jätkuvalt väga-väga vaja. Nii et mõlemad valikud on tegelikult okei. Et sa ei teinud investeerimissoovitust, jätsid selle ära? Ei, see ajahorisont nende puhul on piisavalt pikk, et ma ei oska ennustada. Kas ma võin lisada siia, et ega tänapäeval vist ei olegi nii, et ma nüüd õpin sel ehitajaks ja ma lähen ka pensionile ehitajana, et ilmselt need noored peavad olema ka piisavalt kohanemisvõimelised, et elus võib-olla tulebki mitu elukutset õppida, et praegu olen 18, õpin ehitajaks, aga saan 36, võib-olla ma õpin hoopis mingisuguse muu eriala juurde, nii et mina ei näe seal nagu probleemi, et me ei peaks teatud asju koolis õppima või õpetama, et me peame ikkagi lühemast perspektiivist siin küll lähtuma. Ja ma arvan, see, mis muutunud on, et kui seni oli arvamus, et tehnoloogia areng ikkagi sellised raskemad, füüsiliselt rasked, keerulised, tüütud, rutiinsed tööd võtab ära, ma ei tea, kuskil ladudes või nii, et nüüd on ikka selle tehisintellekti arenguga on juhtunud, et ta võib vähendada tööjõu vajadust ka sektorites, mis seni on nõudnud kõrgharidusega või erilise ettevalmistusega inimeste olemasolu, aga ma ise arvan ka, et seal ei tule mingit katastroofilist muutust, aga võib-olla töökoha profiilid või nii nagu Tairi näitas, et ümberstruktureerimine toimub sektoris, et see, millist oskustega inimesi, võib-olla ongi vaja targemaid inimesi või rohkem inseneri või IT ettevalmistusega inimesi ja keda siis ei ole vaja, et see ümberstruktureerimine toimub, aga ma ei näe ka, et torumehed, autoluksepad või ehitajad nüüd siin lähitulevikus kaoks, aga ka neil võib-olla on vaja tehisintellekti kasutamisoskusi, on mingisuguseid asju, mida sa saad teha koos arvutiga, promptid, vaatad, aga võib-olla see töö ongi teistsugune kui varem, aga teda on endiselt vaja. Võib-olla ühe asja võin lisada, et tihti meie see enda taju on mingis osas maailmas, mida me oleme näinud, aga näiteks, ma ei tea, see ladude näide, tegelikult maailmas on väga palju ladusid, kus tulesid ei ole ja kõik masinad sõidavad automaatselt, aga me ei mõtle selle peale, sest me ei märka seda, see toimub juba kuskil taustal, see on täielikult automatiseeritud. Samas teises riigis võib olla väiksemal skaalal, inimesed liiguvad ringi. Väga tihti see selline nii-öelda tipping point või koht on see, et mis see investeeringu tasuvus on, et nad paljudes kohtades näiteks need Starshipi robotid lihtsalt ei tasu ära, sest tööjõud täna on veel odavam. Aga kui mingist hetkest tööjõud on selgelt kallim, siis tekib see majanduslik tugev soov ikkagi liikuda üha rohkem teatud tööjõu poolelt masinate peale. See ei tähenda, et töökohti tervikuna otseselt ära kaob, aga lihtsalt seda peab ka mõistma. Kas sina annad meile investeerimissoovituse? Ma ei tea, kas see on investeerimissoovitus, see on üldine, mis mina tahaks väga näha Eesti majanduses ja mida riik toetaks, oleks natukene see narratiivi nihe, mitte sellest, et mis AI teeb meie majandusega, mis AI teeb meie tööga, vaid mis me tahame, et AI teeks meie majanduse ja meie tööga. Ja see, mida mina tahaks näha, oleks just nihe sellest, et me räägime hästi palju nüüd nendest keelemudelitest ja tekstist ja see, et ta kirjutab teksti ja mis töid seega nagu ta võib-olla automatiseerib või asendab, aga seal tulevad mängu sellised tööd, mida ma arvan, et väga paljud meist ei taha tegelikult, et AI teeb. Ehk siis, kui me räägime loomingulisest kirjutamisest, kui me räägime kunsti tegemisest ja nii edasi, me tahaks seda ju ise teha. See on meile nagu kallis, aga samas selline maailm, kus tehisintellekt teeb
füüsiliselt rasket tööd, teeb majapidamistöid ja nii edasi, sõidab autoga. Kõik need asjad, mis kuidagi osaliselt on, aga tundub, et on väga keeruline, sest et see füüsilise intellekti areng on tunduvalt maha jäänud AI nii-öelda sellest kognitiivsest intellekti arengust. Et mina tahaks näha, et me väga selgelt tegelikult arendaks hoopis seda suunda. Kas me peaks hakkama nagu siis seda keelama või ma ei saanud seda väga hästi aru, et Ei. AI joonistab juba ja laulab päris hästi. Joonistab ja laulab muidugi, aga selles mõttes, kas me tahame, et AI asendaks meie heliloojad ja kunstnikud? Ja, aga mis me teha saaksime? Arendada, või nüüd ma küsin Tanelilt, kuidas me saame arendada füüsilist intellekti AI-s? Kes teab, kes oskab seda arendada? No loomulikult me teame, kes sellega tegelevad, need, kes robootikat arendavad, see ongi füüsiline intellekt ja see on teadupärast kõige raskem asi üldse, et see tuleb väga halvasti välja, et ta areneb aeglaselt, aga väga-väga aeglaselt. Et kui te näete mingit efektset roboti videot, siis see on ülitõenäoliselt fake, eks. Ja. Aga võtaksime küsimusi saalist. Ja Riina, ütle sina ja siis... Ma tahtsin, et kui me räägime majandustest ja töökohtadest, siis me tegelikult võiks silmas pidada seda, nii nagu Tarmo Jüristo ütles, et ega me seda tehnoloogia arengut ei peata, suur osa sellest pole meie loodud, aga nüüd ka ettevõtja jaoks see, et sa võtaks nagu oma sektori, oma ettevõtte jaoks mõistlikud asjad võimalikult kiiresti kasutusele, aga need valikukohad on ju samasugused nagu riigil, mis me rääkisime, et need väärtusvalikud tuleb teha. Ega riik võib ka ju otsustada, et kas me nüüd hakkame koolis TI hüpet tegema või hakkame näotuvastust panema kõikides asulatesse. Ega sul on valik, mida sa teed ja selgelt ka minu eelistus on ikkagi anda lastele neid oskusi, mitte hakata inimesi jälitama. Ettevõtjal on samamoodi. Et sa võid koolitada inimesi, et nad AI võtavad, ma ei tea, turundusosakonnas või lihtsamates kohtades tootlikkus tõuseb. Ma ei mingi müügitöö tegemiseks. Et lahendused on olemas, nad ei ole väga kallid, nad ei ole keerulised ja ongi kannatlik, meeldiv mingisugune bot seal klientidega ja tegelema probleeme lahendada. Aga selle asemel, et siis töötajad töökohal jälgida. Et samasugused arutelud tuleb ka ettevõtjate vahel maha pidada, aga see, et sa siis nii-öelda seda inimõigusi piiramata võimalikult kiiresti neid arendaks, ma arvan, see on või kasutusele võtaks, on mõistlik. Aga veel kommentaar selle ChatGPT 4 versiooni kaotatud vestlusajaloo kohta. Vaat see oli minu jaoks küll väga hirmutav see reaktsioon. Sest kuna suur osa neist ju, kes kasutavad, absoluutselt ei kontrolli, kuhu, kelle jaoks see vestlusajalugu läheb, kes seda kasutab, kes selle peale õpib, siis see, kui keegi oskab ühiskonnas õigetele nuppudele vajutada ärevuse tekitamiseks, teades, mille pärast inimesed muretsevad ja meelsust kujundada või massiproteste esile kutsuda, see on erakordselt ohtlik. Nii et ettevõtluses ja ma ei tea, tootmisettevõtetes efektiivsuse tõstmiseks AI kasutamine, ma arvan, laske käia, tuleb ainult soodustada, toetada, aga igasuguse personaalse vestlusajaloo säilitamine ja julgustama inimest oma isiklikke muresid AI-ga lahendada, isegi ma selles osas isiklikult olen äärmiselt skeptiline. Aga nüüd, sul on mikrofon käes, sa saad anda sinna poole. Ja Elar Velt Puitmaaliidust. Siin läks teema vahepeal ehituse peale ja ma ei saa muud moodi, kui ma pean natuke kommenteerima, et ehitus päris alati ei ole käsitöö. Tõesti see, mis me siin Tallinnas näeme, et kraanad on püsti ja valatakse ja nii edasi, see on käsitöö, aga kui me vaatame tehasellist majatootmist, kus 90% majast võib teha tehases ja kui tulete Tartusse, tulge vaadake täisautomaatset robotliini, mis teeb seinaelemente, Zero Labor on tal nimi, tõsi seal paar inimest on. Ja kui me vaatame ka kaugemale, siis on ka robotid, mis plaadivad seinu ja panevad ka juhtmeid, nii et see kõik on võimalik. Aga kus on nagu suurem tähtsus AI rakendamisel, õigemini andmeanalüüsi rakendamisel on äriprotsessi ahela kaasajastamisel. Nimelt kogu see ahel on hästi pikk. Arhitektid, projekteerijad, müük, ost, tootmine, ehitus, garantii, kõik. Ja see on koht, mis vajab
väga tugevat andmeanalüüsi, mille alusel saab minu arust kõige odavamalt tõsta tootlikkust ja tõsta efektiivsust, mille näitajad on meil hästi madalad võrreldes Euroopa keskmisega. Nii et just see on, ütleme, ehitusorganisatsioonides see minu arust kõige nagu tundlikum koht, kus seda rakendada. Ja kommentaariks veel nii palju, et see on väga hea, kui AI võtab töökohti ära. Sest meil on suur tööjõupuudus. Näiteks meil ühe suurettevõttes töötas 200 ukrainlast, sellepärast, et eestlasi jätkud. Tõsi, seal on ka rahaline küsimus. Aga kui ma vaatan ka teisi sektoreid, mitte ainult ehitussektorit, siis IKT-s on tuhandeid inimesi on puudu. Masinatööstuses on tuhandeid inimesi puudu, põllumajanduses, inseneerias. Nii et tööjõupuudus on väga suur ja see oleks hästi positiivne, kui AI aitaks seda nagu leevendada ja võtaks teatud töökohti ära, siis teised saaksid nagu täita neid. Aitäh, see oli väga-väga hea kommentaar ja andis nagu tegi seda pildi selgemaks, aga ma saan aru, et sa ei tahtnud küsida, vaid just. Aga nüüd vaatame, meil on küsimusi ka. Tänan. Mul on hästi hea meel selle diskussiooni üle siin. Süda hakkab elevusest kogu aeg põksuma, sest et nii olulised ja tähtsad küsimused on arutelus. Ja kuna me oleme rahvaesinduses ja rahvaesindajad on laval, siis ma tahaks natuke suruda edasi seda teemat, mida Tanel Puru vist natukene konkreetsemalt majanduse ja hariduse poole lükata, aga ma ikkagi tuleksin tagasi selle väärtuspõhisuse juurde, et Tanel, sina ka oma vahesõnas ütlesid, et sina tunned, et mõistlik oleks, et me saame eksperimenteerida, sest et kui me ei eksperimenteeri, et siis me ei saagi midagi teada ja ei olegi võimalik edasi minna. Aga kuidas me seda ikkagi teeme täna oma riigi tasandil, et kuidas me otsustame täna, et me teeme neid suuri eksperimente, nagu näiteks TI hüppe koolides. Et näiteks, kui me räägime, teine Eesti väga suur edulugu on meie digitaalne identiteet, et igal eestlasel on oma universaalne identiteet, mis võimaldab meil väga palju asju teha, mis teistes riikides ei ole võimalikud. Ja me näeme, et teistes riikides, nagu näiteks Saksamaa või Šveits, et korduvalt on pingutatud, et jõuda universaalse digitaalse identiteedini, aga rahvas on maha hääletanud selle. Ja nüüd just eelmine nädal Šveits hääletas jälle, ma ei tea, mitmendat korda ja nad said positiivse otsuse, et võtta digitaalne identiteet kasutusele 3 miljonist häälest 20 000 olid need, keda oli rohkem jah-ütlejate poole peal. Nii et ülejäänud 1,5 miljonit ei saa seda öelda. Me peame vist vabandama, sest riigieelarve hääletamine. Tuleme kohe tagasi, aga see on see, kui rahvaesitajate küsitakse küsimus, siis nad lahkuvad joostes saalist. See paindub jälle. Väga ilus on. Hüva, aga ma võin kodanikuna siis pärast kirjutada rahvaesindajale. Ma tahan selle küsimuse jutustava osa siis öelda ka siia juurde, et selle küsimuse teine pool ma ei tea, et Riigikogus oleks käinud diskussioon tehisintellekti hüppest, et rahvaesindajad, minu esindajad oleksid hääletanud, et me seda teeme või ei tee. Et selle teine pool on küsimus sotsiaalsest või ühiskondlikust kokkuleppest. Et Linnar Viigi ettekandes mind näiteks mõjutas väga see tema mõte, et ettevõtted püüavad elu eest ellu jääda ja sellepärast asendavad inimesed masinatega. Sest et minul see näide, mis sellega seoses meelde tuleb, on Amazoni laotöötajad, kes, ma vabandan ka vulgaarsuse pärast, pissivad pudelisse, kuna algoritm on optimeerinud nende töö niiviisi ära, et nad ei saa liinilt kõrvale minna. Ja see ei ole ettevõte, kes võitleb, et ellu jääda. Nii et need on väga väärtuspõhised küsimused. Ja me oleme rahvaesindajate majas. Rahvas siiamaani ei tähenda ettevõtted, vaid inimesi. Nii et väga tähtis ja mul on hea meel, et enamik, kes täna on sõna võtnud, on samamoodi mures nagu mina selle pärast. Tänan. Nii, kui ma õieti aru sain, siis nad praegu hakkavad riigieelarvet hääletama, oli vist nii. Nii et äkki see on siis natuke aja pärast ära hääletatud, see oleks päris... Okei. Aga
võtame järgmise küsimuse. Meid on nüüd natukene vähem, aga ma julgustan teid kõiki sõna võtma ja kommenteerima, et ei pea olema ainult nüüd meie kolmekesi, ma arvan küll. Aitäh, Aavo Sõrmus olen mina ja Teev Takist ja mul tegelikult küsimus Atsile, et sul oli üks väga vahva slaid, kus sul oli ligi pool töökohtadest olid inimestega täidetud ja teine pool oli tühi. Ehk siis Nortal näeb ette inimeste koondamist, ma saan aru. Mina oma AI kasutuselevõtuga, mina olen pigem sellise suuna esindaja, et oma ettevõttes AI kasutuselevõtuga olemasoleva arvel ma 2-kordistan tulemusi. Et milline on siis Nortali lähenemine? Hei, me ei näe ette koondamisi. Me isegi praegu järjest kasvame, kui kiiresti vastata sellele provokatsioonile. Mida ma tahtsin rõhutada seal on see, et ma arvan, et nende töörollide struktuur ikkagi samm-sammult muutub ja on vaja üha võimekamaid inimesi, kes suudavad siis teatud tööriistadega teha ära selle natuke lihtsama töö, mida täna on keerulisem teha. Näide, võib-olla mitte ideaalne, aga meil on väga palju juba seda, kus erinevates riikides on vaja mingisugusel kujul lepingu põhjasid. Ja me oleme väga paljudes riikides tänaseks, igal pool advokaadibüroo palkamine on päris märkimisväärne kulu. Täna me juba näeme, et me suudame mingil tasemel usaldada neid lahendusi, mis tulevad teatud lepingupõhjade tegemiseks. Jah, meil võib-olla on vaja valideerimiseks siis taas inimest, kes saab tervikust aru ja suudab selle läbi vaadata. Aga meie efektiivsus või kuskile turule sisenemise kiirus on mõnevõrra suurenenud tänu sellele, sest me saame teha rohkem. Need nii-öelda keele- ja turubarjäärid tänu sellele tehnoloogiale tulevad üksjagu maha, sest sa ei ole enam nii kinni selles, et tahaks kuskile turule minna. Nüüd ma pean palkama 3 ettevõtet, kes teevad mulle turu-uuringu ja valideerivad erinevaid aspekte, vaid ma saan mingil tasemel analüüsi kätte. Jah, ma tean, et ma pean olema kriitiline, aga ma suudan ette juba saada mingi pildi sellest, mis turul toimub palju kiiremini, kui ma suutsin saada see 3 aastat tagasi. Jah, kuidas läks? Ma jõudsin hääletusele. Mina jõudsin ka veel viimane sekund. Aga sellele väärtuspõhise küsimusele vastuseks ma tegelikult kordan mõtet, mida Riigikogu ja Teaduste Akadeemia arutelupaneelis ütlesin, et selleks, et seda ühiskondlikku vestlust eest vedada ja mingisuguseid kompromisslahendusteni jõuda ja selleks on vaja ikkagi usaldust poliitikute suhtes. Me oleme olukorras, kus usaldus Riigikogu ja valitsuse ja poliitiliste parteide vastu on erakordselt madal. Isegi kui me omavahel kokku lepiksime, suur osa valijatest ütleb, et tore küll, aga me ei usalda teid seda ellu viima. Nii et minust selle üldise ühiskondliku usaldusega tuleb tegeleda, aga on võimalik leida Eesti jaoks sobiv lahendus ja kokku leppida. Aga käsi püsti, sa tahad täpsustada? Ma tahan täpsustada, et see on väga konkreetne küsimus. Kuidas me teeme need otsuseid täna? Kuidas me otsustame, et me teeme nii suure eksperimendi, et terve põlvkond gümnaasiumiõpilasi peab kasutama USA ettevõtte tehisintellekti mudelit, kus ma saan aru, ma ei tea, kas see nüüd vastab tõele, et leping on sõlmitud OpenAI-ga, Eesti riik neid andmeid kätte ei saa, kuna õpilane ise ei ole osapool, siis mulle tundub, et õpilane ka ei saa oma andmeid kätte, küll aga saab Ameerika ettevõtte. Ja mina ei ole kuulnud, et Riigikogus oleks käinud arutelu, et kas me teeme sellise lepingu. Et kuidas sellised otsused toimuvad? Ja sa küsid, et kuidas see konkreetne otsus minevikus tehti, tõepoolest see arutelu ja see otsus tegemiseks Riigikokku ei jõudnudki, et see tehti valitsuse tasandil. Mina ise küll olles väga aeglane tehnoloogiate kasutuselevõtja, ma ühiskonnana ja näen, et ka hariduses tegelikult peaks seda tempot tõstma. Aga ka selle konkreetse lahenduses ma ise olen ka nagu skeptiline, et otsus tehti võib-olla enne, kui kõik need asjaolud teada olid. Ja nüüd, et kui need asjaolud oleks enne teada olnud, kas oleks tehtud samasugune otsus? Ma ka ei ole kindel, kas oleks tehtud samasugune otsus. Aga see on seesama, aga see eksimise asi. Et nüüd küsimus on, et kui on tehtud viga,
kuidas seda parandada, kuidas muuta, et tegelikult me ei ole kuskil seal nii sügavas torus, et seda ei saaks teistmoodi lahendada. Seda, et keskkooli õpilastel on vaja tehisintellekti alaseid teadmisi, mingisuguseid kasutamisoskusi, loomisoskust, sellega ma olen nõus, aga nende valikute osas meil Irjaga on neid keeruline selgitada, sest me ei ole neid ise teinud, me ei ole aruteludes kaasas olnud. Ma võin veidi kommenteerida, et ma ei ole küll nende otsuste juures kunagi olnud, aga ma olen palju rääkinud nende inimestega, kes neid teevad ja kes neid asju arendavad ja ma olen aru saanud, et kuidas need konkreetsed otsused sünnivad, nad sünnivad järk-järgult vastavalt nagu reaalsusele. Et näiteks kui me ütleme, oletame, et me ütleme õpilastele, et teil on vaja Moblat kasutada, siis me võiksime öelda, kes otsustas, et nad võivad kasutada Androidi või iOS-i, et need kaks nagu on ju. Sest need kaks ongi, meil polegi nagu midagi muud mõelda, siin ei ole nagu midagi arutada, on ju. Et need otsused lihtsalt tekivad vastavalt võimalustele, see on suur osa sellest, mis juhtub, eks. See on nagu osaline vastus sellele küsimusele ja nüüd see teine, ma annan kohe tagasi, et see teine teema oli see, et miks OpenAI saab seda vestluste andmeid ja miks Eesti ei saa. No see vastus on ühelt poolt ilmne, sellepärast, et kuna OpenAI lihtsalt töötleb neid, siis ta teisiti ei saaks töödelda, eks sa ei saa ju Google'ilt küsida, kui sa Google'i juurde ei lähe. Ja teine osa, et miks Eesti ei saa, see on praegu Andmekaitse Inspektsiooni seisukoht, et parem kui Eesti ei saaks. Ja ma arvan, väga hea oleks, kui nüüd valitsus või Riigikogu midagi teeks sellega. Kas ma võin siia natuke? Muidugi. Et parem oleks, kui Eesti saaks või? Ei saaks. Mina ei ole ka kindel, kas rohkem osapooli Eesti laste küsimusi vastuseid analüüsida on hea tegelikult. Kas võib natuke siia lisada juurde, et Riigikogu ja ka valitsus töötavad seaduste järgi ja nii nagu seadused on, et kindlasti ei tee valitsus ühtegi, see otsus Riigikogusse ei jõudnud, ju see oli siis seaduslik, et see ei pidanudki Riigikogusse jõudma. Kas see on õige või vale, see on hoopis teine küsimus. Et me eile just arutasime, et kes kuulutab välja eriolukorras tsiviilkriisis ja sõjalises kriisis, et see peab olema kõik seadustega paika pandud ja võib-olla on tõesti seaduse tasemel vaja arutada, et missugusel tasemel neid otsuseid tehakse. Aga Riigikogu ei saa lihtsalt minna sinna, segada protsessi vahel. Valitsus ei ütle Riigikogule, milliseid teemasid tohib arutada. Ja arutada tohib küll, aga kui nad saavad otsuse ilma Riigikoguta teha, siis on see paratamatult kiirem. Nii, nüüd läheb väga huvitavaks. Väga oluline küsimus ja ma lihtsalt lisaksin nii palju, et päris tõsi see ei ole, et see Riigikogu üldse ei ole jõudnud, et see on praegu kultuurikomisjonis, on arutamisel põhikooli ja gümnaasiumi seaduse muutmine, mis tegelikult puudutab ka siis nende andmete nii-öelda siis nagu kasutamist nii-öelda hariduse otstarbeks ja seal on tõesti meil tegelikult praegu pärast 2 nagu erinevat komisjoni istungid, kus on olnud siis Haridus- ja Teadusministeeriumi ja digiministeeriumi esindajad, oleme me juba jõudnud selleni, et teatud asju me soovime muuta ja ma arvan, et selles mõttes see võib nagu lüüa lahti selle debati, et ma arvan ka, et need otsused on sündinud järk-järgult, võib-olla nagu sooviga seda kiiresti rakendada, aga seal on mitu asja, eks ole, et üks on tegelikult intellektuaalomand, see tähendab, kui me sisestame kõik oma haridusprogrammid ja nii-öelda kõik õpikud ja õppevara ja nii edasi, selleks, et saada seda toetavat õpet, eks ole, õpilastele, aga teine küsimus on siis andmekaitse küsimus, mis on nagu näiteks üks selline vaidlus ja võib-olla siin õiguskantsler ka kuulab terase kõrvaga, et on niisugune asi, et kui Hüppe sihtasutus ise oma projekti tutvustas, ta rääkis sellest, et õpilane võiks sisestada, rääkida ka näiteks sellest, kui tal on stressitase väga kõrge, ta on väsinud ja ta ei jõua enam õppida. Aga see on ilmselgelt juba tegemist eriliigiliste andmetega, sest siin hakkavad nagu nii-öelda terviseküsimused ja siis, kui see nüüd automaatselt suunab teda pöördumas psühholoogi poole, eks ole, siis need andmed on ka juba tegelikult delikaatsed isikuandmed ja nendega tuleks midagi teha. Aga suurem huvi, ma kohe lõpetan, see suurem huvi tegelikult Eesti riigil on see, et me soovime sellel alal ka 2 asja teha. Ühelt poolt teadust teha, sest see on unikaalne, mida Eesti teeb. See on tegelikult super, et me sellise julge projektiga edasi läheme ja seetõttu oleks meil vaja endal ka seda andmete hulka, missuguseid logisid muudeti, milliseid asju tehti, et meie teadlased saaks öelda, mis tegelikult nende õpirakendustega juhtus siis ja kas need nagu töötavad hästi. Ja teine asi on muidugi see, et tegelikult on kogu Eesti võtnud ju vastu haridusstrateegia toetada personaliseeritud õpet. See tähendab tegelikult spetsiifiliselt just ühte last
toetada ja selleks peab ka õpetaja ja kool teadma, millistes kohtades on õpiraskused ja kus ta saaks tegelikult seda tuge alla panna. See tähendab, praegu tahetakse teha vastutavaks töötlejaks kooli, ilma et kool sellele ligi saaks ja see ei ole mõistlik. Ma arvan, selle lahendusega peame töötama. Nii, aga Anna. Et õigupoolest oli mul lihtsalt üks lisakommentaar enne seda. Suur tänu selle tänase fantastilise koolituspäeva eest ka arutelu kultuuri mõttes, sest meil on siin see aruteluruum, millest Tõnis rääkis. Me saame väärikalt ratsionaalsete kodanikena arutada ja sellepärast, et üks arvab ühte, teine teistmoodi, ei ole ta halb. Ja mulle tundub, et üks suur innovatsioonipidur ka tehisintellekti rakendamisel ja nende samade andmekogudesse kogutud seal olevate, võib-olla veel kogutavate andmete kasutamisel ja üldse uuenduste sisseviimisel, olgu riigis või ettevõtetes, on see, et arutada ei suudeta enam. Et ükskõik, ma täiesti tunnen ministritele kaasa südamest, ükskõik milline ettepanek avalikult tehakse, enne kui selle detailid saadakse üldse selgeks, on see inimene isiklikult maapõhja taotud ja see idee või see, mismoodi seda on presenteeritud, aknast niimoodi välja visatud, et raamid läksid ka kaasa. Ja siis juhtubki, et pigem kui üldse midagi juhtub, siis juhtub põrand all. Ja see ei ole tegelikult hea. Ma arvan, et ka selle tehisintellekti suurema kasutamisega koolides oleks juletud tulla varem välja, kui ei oleks need väga targad inimesed, kes seda tegid, teadnud. Et ainuüksi selle idee esmane avalikustamine toob kaasa selle, et keegi peab astuma tagasi või võtma selle idee tagasi. Ja veelgi enam provotseerides, ma pean ütlema, et vaadake, et kui see arutelukultuur ühiskonnas on selline, et äkki me ühiselt suudame seda siiski muuta, et just nimelt Eesti suudaks selles keerulises ajas tõmmata järjekordselt pikemat sorti tiku ja olla innovaatilisusega eeskujuks ja samas jääda eetiliseks. Et vaadake, kui arutelukultuuri paremaks ei saa, et siis ma ütlen, et praeguses olukorras, kui kerida nüüd aeg sinna näiteks 80ndate lõppu, 90ndate algusesse ja muude oluliste otsuste juurde tagasi, ausalt öeldes, sellise ühiskondliku suhtumisega ei oleks Eesti suutnud taastada iseseisvust. Loomulikult poleks rahvahääletusel vastu võetud põhiseadust, rahvas ilmselt ei oleks toetanud Euroopa Liitu minekut, meil ei oleks arvatavasti ID-kaarti, milline õudne asi. Ma kahtlen, kas meil oleks rahvastikuregister, kindlasti ei oleks digilugu, kohutav. Et ühesõnaga, niisugune arutelukultuur, nagu praegu ühiskonnas tekkinud, on minu arvates innovatsioonipidur number 1. Mitte juristid ja inimõiguste kaitsjad, aga suur aitäh selle suurepärase konverentsi eest. Seal taga on üks aga nüüd ma väga hea meelega jätkaks seda diskussiooni, aga meie aeg on tegelikult otsas ja nüüd oli ette nähtud, et ma teeks lõppsõna, aga minu meelest Ülle Madise tegi 10 korda parema lõppsõna, kui ma oskaks seda teha. Nii et mul ei jää muud üle, kui tänada kõiki ja loota, et me tegelikult seda diskussiooni eri viisidel jätkame, sest ega me keegi ei tea sellest tehisintellektist suurt midagi. Ega meie, kes me seda uurime, oleme samamoodi nagu suhtelises hämaruses nagu kõik teised, nii et see infovahetus, arusaamiste vahetus on tohutult väärtuslik asi. Aitäh kõigile!